täitsa märg, teil siin nii sajab. Et ma tulen sealt linnuteelt, et sealt pilvede tagant, kus päike paistab praegu. Et mina olen ajaingel Hüpaatia. Ja kunagi me kohtusime, jah, et see oli ju Näärivanaga koos olin ma siin, eks ole, ja nüüd ma tulin uuesti vaatama, kuidas lapsed siin elavad, kuidas inimesed oma iseloomudega tegelenud on. Et tookord me rääkisime, kui oluline on hea iseloom ja just seda tulin vaatama, et ma olen siin natuke aega ringi käinud. Ja ma kuulsin praegu, et te rääkisite Eliisest ja metsluikede muinasjutust, jah? Noh, jaa. Tema ju elab sealt sama, kus minagi, et me tegelikult tunneme täiesti üksteist. Ja just täna ma sain temalt kirja. Just täna. Nii. Juhuseid ei ole. Ja nüüd ma saan teile selle ette lugeda. Nii. Armas ajaingel Hüpaatia, tere! Kuidas sul seal maa peal läheb? Mina ka ikka jälgin maapealset elusid kõrgelt ja mind teeb praegune olukord päris murelikuks. Ma olen kuulnud, et praegustel lastel on vähe võimalusi end tõeliselt proovile panna. Mets, mis minu jaokski kodune ja turvaliselt kaitsev keskkond oli, on linnades ja lossimoodi majades elavate laste jaoks kas võõraks jäänud või on metsad nende kodu ligidalt üldse ära kadunud ja lapsed ei saagi niimoodi teada, mis imeline paik see mets tegelikult on. Tean, et selle koha lähedal, kus sina praegu asud, on tore mets ja sul on suurepärane võimalus neile inimestele seda ka tutvustada. Annan vihje. Langenud kaus. See on selline koht, et siin on nagu, see on selle kandi pühakoht. See on Pangodi üks pühapaik. Selle mälestusmärgi, nagu te näete, kavandas üks inimene, kelle nimi oli Voldemar Rätsep. Mälestussammas pühendatud. Vaadake neid aastaarve, see oli väga-väga ammu enne. See on kui palju aastaid tagasi, see on kiired arvud. Väga sitked ja tugevate iseloomudega inimesed ja nad tunnetasid ka selle elu väärtu, sellised karmid katsumused karastavad ja elu on sisukam ja sa oskad väärtustada seda. Ja sa tahad, sa pead nagu koostööd tegema, sa pead aitama teisi, siis aidatakse sind ja see nagu teeb kaastundlikuks, et kui kellelgi on abi vaja, siis sa loomulikult lähed, et sa ei jäta, kui vihm on tulemas ja teisel on vili koristamata või midagi, siis see on elu, mis on tehtud, et lähed. Ilmakene meile tibutab pähe, et siis see tegelikult teeb meie tervisele hoopis head ja hästi lähedalt uuri erinevaid kohti ja mahuta kõik kenasti ümber ringi. Siinpool on ka ruumi. Mida teie vaatate seal? Uurite seda puud ja minul on juhuslikult kaasas üks raamat, kus just sellistest aukudest räägitakse. Peeter Vollebeni raamat.
nüüd ma jälle jagan natuke seda raamatutarkust siin, et selline vana känd on siin, eks ole, kui te vaatate, et selles raamatus ja see autor, kes on ka lastele loodusgiidiks, et ta teeb lastele ka ekskursioone ja õpetab, ta on ka täiskasvanud. Osasid kutsutakse tallusteks, mitte taimega, ühesõnaga selle organismi osasid kutsutakse tallusteks, et täna te saate lähemalt uurida ka, et millised need tallused täpsemalt on.